Tere tulemast siis meie intervjuule, Ott Lepland. Tere! Tegelikult on minu nimi Enn, olen Elmo asutaja ja tegevjuht. Elmo on täna kaugelt juhitava autotehnoloogia arendaja ja meil on jätkuvalt ka oma elektriautode jagamisäri. Me oleme alati otsinud, mis on siis Elmos see konkurentsieelis. 3 aastat tagasi jõudsime arusaamani, et autode ette toomine ja selle jaoks kaugelt juhitava tehnoloogia arendamine ongi siis meie uus väljakutse ja sellega me oleme siis jõudsalt nüüd maailma vallutamas. Kaugjuhitavat autot on peamiselt vaja autojagamisettevõttele, et ta saaks oma kliendi jaoks autod kuskilt kaugemalt kliendi ukse ette toimetada. Ma pakun, et mugavamat teenust on raske ette kujutada ja olgem ausad, see on päris seksikas ka, kui ilma juhita auto jõuab sinu ukse ette. Juhil on kokkuvõttes 6 erineva kaamera video ekraanidele toodud. Igale autole me paneme nii-öelda boksi, kus sees on väike arvuti, seal on ruuterid sideühenduse saamiseks, seal on meie enda arendatud kontroller, mis siis kõiki neid erinevaid seadmeid omavahel tööle paneb ja kus peal siis ka meie soft jookseb. Elmo tehnoloogia eeldab 4G internetiühendust, mis on täna piisav ja kindlasti hädavajalik, et tehnoloogiat kiirelt igale poole maailma erinevas otsades pakkuda, sest 4G sisuliselt on igal pool. 5G avab täiendavad uksed, kindlasti ta muudab kiirust suuremaks, ta muudab pildi kvaliteeti paremaks. Kaugjuhitavad autod on tänaval lubatud, otse loomulikult kokku lepitud reeglite järgi. Eesti on selles mõttes väga eesrindlik riik. Tänane autojuhtimine kui töökoht muutub atraktiivsemaks ja on juba muutunud ka atraktiivsemaks, mida me Elmo näitel näeme igapäevaselt. Üks väga tore asi on ka see, et liikumispuudega inimene saab tulla autot juhtima ja seda kaugjuhtimine võimaldab. Me oleme oma tehnoloogia arendamisel sellega arvestanud, kogu see alumine osa sõidab ära, et vajadusel siia ka ratastooliga inimene ligi pääseb ja siis ka autot kaugelt juhib. Elmo kliendid saavad tellida alates eelmise aasta sügisest rendiauto endal 1 klikiga ukse ette ja me teeme seda täna kaugelt juhitavate autodega. On uhke olla maailmas esimene, kes seda teeb.